Viimasel ajal on palju räägitud ja eks me oleme isegi palju rääkinud igasugustest nutikatest seadmetest, nagu näiteks nutitelefonid. Aga lisaks telefonidele on olemas ka kõikvõimalikud muud asjad, mis muutuvad üha targemaks. Täna me oleme tulnud Euronixi poe juures asuvasse Kolombiini kaasa, võiks öelda, et mööbli ja sellise kodusisustuspodi ja siia üles pannud rea Samsungi tarkasid asju, mis siis peaks kokku moodustama targa kodu. Minu kõrval seisab Stanislav, Samsung Eesti tootespetsialist. No millised asjad peavad olema siis täna vältimatult sellises targas kodus? Eelkõige loomulikult suur teler, et kõikidele eestlastele meeldib erinevaid telesaateid vaadata, erinevaid filme. Praktika näitab ka, et ka kindlasti kodukinod on äärmiselt oluline aspekt sellise täiusliku kinoelamuse saamiseks kodus. Ja kindlasti lahutamatu osa on ka erinevad nutiseadmed, olgu selleks mõni nutitelefon, tahvelarvuti. Ka täna on meil siin üks tahvelarvuti kaasas, Samsungi 10-tolline Galaxy Tab. No hakkab kuskilt pihta. Mis siis kõige esimesena näitamist väärt on? Nii, meie ees on siis 55-tolline D8000 seeria teler, mis on Samsungi selle aasta lipulaev, kus on esindatud absoluutselt kõik nutiteleri funktsioonid, mis vähegi saadaval on. Sellel aastal räägime siin nii sotsiaalvõrgustikest, veebibrauserist, mis avab absoluutselt kõiki lehekülgi, kuna on siis ka Flash täielikult toetatud. Lisaks kindlasti YouTube täiesti lahutamatu osa, Social TV rakendus, mis võimaldab meil näiteks vaadata mingit telesaadet ja samal ajal chattida oma sõpradega kas Facebooki, Twitteri või Google Talki vahendusel. Kindlasti ei puudu siit ka Skype'i kasutamise võimalus, seda nii heli kui ka videokõnede näol. Sellised müstilised terminid nagu All Share ja Anynet ja mida me Samsungi telekate peal näeme, mis need on? Kui rääkida Anynetist, siis on see võimalus erinevaid HDMI seadmeid omavahel ühendada ja juhtida neid ühe puldiga. Näiteks selle sama ühe valge puldiga, mis meil siin on, mis on tegelikult kodukino oma, mis on meie siis 7200 disaini kodukino pult, saame me juhtida täpselt samamoodi kas telekat või siis saame näiteks Blu-ray mängijat juhtida täpselt sama edukalt, videosid tööle panna selles. Kas see sama kodukino, mis sa mainisid, ongi see, mis siin leti või leti selle riiuli peal näha? Jaa, täpselt nii, et see ongi meie kodukinode nii-öelda disainimudel, mis on täpselt samamoodi Wi-Fi-ga ühendatav, suudab siis 3D Blu-ray plaate edastada, esitada, on väga hea helikvaliteediga ja muid selliseid jällegi nutikaid vigureid täis, nagu neid ka suurel määral siis ka teleris on. Nii et see sama võlusõna Anynet tähendabki nüüd seda, et kui see on mõlemal seadmel olemas, siis selle sama ühe puldiga läbi HDMI kõik seadmed omavahel töötavad. Teleripuldiga juhid seda, selle puldiga juhid telerit. Ja kõige parem on veel see, et kui me lülitame kas teleri või siis Blu-ray mänge välja, siis lülitavad meil mõlemad seadmed üheaegselt välja. Nii et täielik juhtimine. Aga kui sa samas ikkagi, kui sa tahad näiteks jätta ühe asja käima ja teise välja lülitada? Siis me peame lihtsalt välja valima, et kumma me välja lülitame, et siin puldi peal on selle jaoks vastavad nupud ka olemas. Ja teine asi on see All Share, mis All Share on nimelt siis võimalus edastada meil erinevaid multimeediafaile, siis näiteks SH100 Wi-Fi fotokast. Meil on siin mõned pildid juba tehtud ja piltide edastamine toimub täiesti juhtmevabalt. Et täpselt nii lihtne ongi, et me vajutame lihtsalt soovitud pildi peale ja mõne hetke pärast tekib see pilt siis meil ka teleri ekraanile. Nii, ja ongi meil siis pilt täiesti teleri ekraanile tekkinud ja kõige mugavam on selle asja juures veel see, et me saame ka oma fotoaparaadist täiesti valida, mis pilte me edastame. Me võime näidata slaidiseanssina kõike, võime teha seda täiesti manuaalselt. Et kogu selle All Share'i kontseptsioon on just nimelt jällegi selles, et täiesti juhtumavalt saame me edasi kanda oma pilte, muusikat, videoklippe, fotokast otse telerisse, miks mitte ka oma nutitelefonist, miks mitte ka näiteks arvutist. Võime ka täiesti saata näiteks mõne videofaili otse telerisse ja väga mugavalt siis on meil võimalik tõesti otse sulle arvutist mingisuguseid faile vaadata ka telerist, et kõik täpselt nii lihtne ongi. See sama All Share tegelikult on ikkagi siis nagu Samsungi selline nägemus sellest samast DLNA-st, et põhimõtteliselt on see sama asi siin taga. Et kui meil on mingid DLNA seadmed, siis kõik see omavahel
toimib? Ja, loomulikult, et töötab kõik TLN standardil, aga eelkõige loomulikult siis Samsungi seadmed toimivad kõige paremini siis läbi selle AllShare'i. Lisaks kodukinole on meil veel siin näitamiseks toodud ka Blu-ray D8500 seeria oma siis, Blu-ray mängija. Tegu on nii võimeka meediaseadmega, mis võimaldab näiteks ka mõne vanema teleri kasutajal oma teler nutikamaks teha. Kuna see Blu-ray mängija võimaldab tal siis kasutada Smart TV-le sarnaseid funktsioone, küll natukene piiratud koguses, aga siiski võimaldab oma teler nutikamaks teha, sotsiaalvõrgustikud, YouTube'id, rakendust allalaadjuna täpselt samamoodi saadaval. Mis veel hea, selle Blu-ray mängija väga heaks omaduseks on ka nimelt sisse ehitatud 500 gigabaidine kõvaketas, mis võimaldab meil siis tõesti väga suurt telesaadete hulka salvestada, neid hiljem vaadata endale täpselt sobival hetkel ja saame salvestada ühte kanalit, vaadata hoopis teist, saame ka ajastatud salvestust teha mingid teatud kellaaegadel, ka siis, kui me näiteks kodus ei ole üldse. Ja kindlasti suurem eelis on ka see, et on nii digiboks on täiesti olemas, on võimalik siis nii antenni kui ka digikaabliga või digisignaali siis täiesti vaadata sellega ja võime ka näiteks täiesti, miks mitte ka kaardilugeja siia sisse panna, et kasutada mõnda vaatajakaarti. Nii et tegelikult Eestis näha olevad digikanalid, nii tasulised kui tasuta, kõik toimivad? Ja, suurepäraselt toimib ja kõik kanaleid saab salvestada. Ja siis on siin näha veel, et pult on siin. Ja üks põnev asi on veel ka pult siis ehk oma Galaxy Tabiga või näiteks ükskõik millise muu Android nutitelefoniga on meil võimalik siis juhtida telerit. Ja jällegi eeldus, et kõik asi ilusti toimiks, on siis see, et nii teler kui ka siis tahvelarvuti on meil ühes võrgus ja saame me siis tõesti tahvelarvutis kuvatakse meil täiesti tavaline nii-öelda siis teleripult, millega me saame siis kõiki funktsioone juhtida, heli juurde panna, rakendustes liikuda, mida iganes muud teha. Ehk siis tahvelarvutis täpi peal samasugune pult nagu tavaline. Aga kui nüüd nagu võimalikult selliselt ausalt öelda, et kui keeruline on kogu seda sellist nutikat kodu omal üldse nagu ära seadistada. Ma ostan selle teleri, ma ostan fotoka, mul on juba sülearvuti, võtan selle täbi lisaks, et kas see nüüd ikka keeldab sellist sinusuguse spetsi nagu kaasamist, kes tuleb ja möllab seal päev läbi või? Ei, tegelikult on see äärmiselt lihtne, kui tegu on nii-öelda koduse Wi-Fi võrguga, kus on meil pidevalt tugev signaal, kus kõik seadmed, kui me ühe korra tegelikult kõik need seadmed omavahel juba nii-öelda ühendame, siis edaspidi meil puudub see vaev, et me peaksime iga kord uuesti midagi seadistama. Ja ainuke selline siis aspekt, mis kliendi nagu teha jääb, on siis tõesti need kõik seadmed Wi-Fi võrku ühendada, aga ka siin kohal on tegelikult Samsungil olemas ka One Foot Router, nõnda nimetatud, mis suudab siis sellise suhteliselt lühikese kauguse pealt kuskil kuni pool meetrit kõik Samsungi seadmed ühte võrku automaatselt ühendada. Nii et ka sellised nutikad lahendused on täiesti välja mõeldud juba kliendi elu lihtsustamiseks. Okei, aga lähme vaatame siis teise tuppa veel teisi seadmeid. Teeme nii. Nüüd me oleme siis järgmiste väiksemate ekraaniliste nutiseadmete juurde siirdunud. Tavaline sülearvuti ilmselt. Täpselt nii, et nimelt on mul käes, nagu Glenn ütles, siis tegelikult täiesti tavaline sülearvuti. Kui just välja arvata see, et ta on äärmiselt õhuke, äärmiselt kerge, ehk siis Samsungi 9. seeria sülearvuti. Aga põhjus, miks ta mul käes on just nimelt selles, et pildi edastamiseks ei kasutata siin mingisuguseid juhtmeid. Pildi edastus toimub meil väikse UVB dongli abil, mis tähendab siis seda, et kasutatakse ultra-wideband pildi edastusstandardid ja üldse andmete edastusstandardid ning mis see selline praktiline tegelikult väärtus võiks kliendile olla siinkohal on just nimelt see, et mul on kodus kõik minu seadmed, olgu selleks siis mõni klaviatuur, hiir, kõlarid, ka miks mitte internetijuhe näiteks otse monitori järgi ühendatud, mõni HDMI seade, Blu-ray player, kas või mõni mängukonsool. Mul on kõik monitori järgi ühendatud. Ja kõik, mis ma teen oma sülearvutiga selle jaoks, et siis sülearvuti pilt monitori saada, ma pean lihtsalt tulema nii-öelda siis raadiusse, kust suudab juba siis andmete ülekanne pihta hakata. Praktika näitab, et kuskil 10 meetrit on selline efektiivne tööraadius. Kas ma siin saan nüüd õigesti siis aru, et see monitor on nagu see peamine võlukomponent siin, mis siis kõiki asju ühendab? Jaa, täpselt nii, et monitoril on 2 USB 2.0 väljundit ja 2 USB 3.0 siis porti.
mis tähendab seda, et me võime siia järgi ühendada 4 USB seadet, ükskõik millised need ka ei oleks meil, ja kõik seadmed, mis meil laua peal on ühendatavad monitoriga. Nii et tõesti, meil puudub iga kord vajadus siis järjest hakata juhtmeid sülearvutisse ühendama, vaid meil on need mugavalt alati ühendatud monitoriga. Me lihtsalt tuleme koju, paneme sülearvuti tööle, monitor läheb ise tööle, suudetakse ühendus luua ja saame kohe tööd jätkata oma hiire ja klaviatuuriga. Ja see hiire klaviatuur on nüüd siis ühendatud selle monitori külge. Ja selle sama UVB juhtmevaba standardiga ja ühendusega siis kantakse kõik seadmed pannakse siis tööle ka nii-öelda sülearvutis. Et kui me sülearvutis näiteks saame tõestuseks selle kohta siis, et kõik toimib, eks saame ühelt poolt sealt hiirt kasutada. Kursor jookseb kohe teisest küljest saame, täpselt, et kursor suudab siis kõike siin teha. Teisest küljest me saame täpselt sama hästi ka puuteplaadilt kõike juhtida ja täpselt sama hästi võime siit näiteks mingisuguseid pilte vahetada, vajutades siis füüsiliselt sülearvutile, aga pilt vahetub siis monitoris. Nii et tõesti kogu selle kontseptsiooni siis selline põhisõnum kliendile on just nimelt juhtmevaba elu. Et eelkõige suurepärane lahendus loomulikult kontoriinimestele, et miks mitte ka loomulikult kodus. Et juhtmed on unustatud teema ja meil on üks väike dongel, mis abistab kõikide seadmete ühendamisel siis. Kas see UVB on, kui sellest paari sõnaga on üldse võimalik rääkida, et kas see on uuematel sülearvutitel siis juba sees või on alati vaja seda pisikest donglit sinna pista või? Üldiselt on Samsungil tegelikult tehase valikutes on olemas UVB standardiga sülearvutid. Ka see sama 9. seeria sülearvuti on tegelikult mõned modifikatsioonid on täiesti olemas UVB-ga. Küll aga just nimelt selle jaoks, et klient saaks siis ükskõik millise enda sülearvutiga just selle hub-monitori ära ühendada, siis on monitoridel üldiselt küljes ikkagi või kaasas tähendab pakendis siis seesama väike dongel, millega me siis saame tõesti kasutada. Siin on ta ilma igasuguse donglita kohe olemas. Mis monitoriga siin tegu on? Mingi ülikallis ja ülitippmudel või? Ei ole. Ülikallis ta ei ole, niivõrd kuivõrd, eks, aga tegu on siis 7. seeria monitoriga, mille siis selline üldine nimetus on Central Station, ehk siis nimetusest juba saamegi välja lugeda, et ta on nii-öelda siis kogu seadmete ühendamise selline siis punkt. Mis huvitavaid selliseid kontoritoa asju siis veel on lisaks tavalisele sülearvutile ja monitorile? Kindlasti on väga oluline juhtmevaba sellise elustiili puhul ka juhtmevaba printimine. Et Samsung nüüd oma Wi-Fi printerites ja võrguprinterites võimaldab tõesti kliendil siis täiesti juhtmevabalt erinevaid pildifaile printida, ka tegelikult printerit kasutada ka skanneerimiseks. Ja seda kõike saame me siis teha mobile print rakendusega, mis on meil siis praegusel hetkel siia 10-tollisse Galaxy Tabi täiesti tõmmatud ja aktiveerime rakenduse, valime meile sobiva pildi välja, mõned pildid olen ma siin juba eelnevalt klõpsutanud ja kõik, mis me teeme, on me valime lihtsalt printeri välja. Et eelduseks, et kogu asi toimiks, on siis see, et nii printer kui ka siis seade, mille pealt me soovime printida, oleksid siis ühes Wi-Fi võrgus lihtsalt. Kas see ühenduvus on nüüd Samsungil selline oma mingisugune standard või suhtleb, on see kuidagi pidi laiem asi üldse? Konkreetselt selle rakenduse puhul, mobile print rakenduse puhul siis kasutatakse üldlevinud sellist standardit küll, aga selle mobile print rakenduse suurim eelis on see, et Samsungi printerid leitakse automaatselt, et klient ei pea tõesti ise mitte mingisugused IP-aadress ja mitte midagi sidestama. Samsungi printeri paned selle juhtme seina ja juba on ta siin kuskil Tabis ja ka arvutiseks sulle näha põhimõtteliselt. Jah, et võrgust leitav väga kenasti ja ei ole meil mingisugust probleemi sellega, et me peaksime väga pikalt midagi seadistama. Ja nagu näha, siis näiteks praegusel hetkel on meil siis seesama printer võrgust leitud. Hangitakse siis printeri informatsioon, on meil võimalik valida nii koopiate arv, paberi suurus, värv, kas on siis mustvalge või värviline, mitu lehekülge ja nii lihtne see ongi, kui me lihtsalt vajutame print nuppu ja printer on oma töö lõpetanud ja saamegi siis ka paberkujul selle sama pildi, mis me valisime siis Galaxy Tabist printimiseks, et täpselt nii lihtne see ongi. Ja loomulikult üha uusi tarkusi omandavad ka igasugused kodumasinad. See on siis Samsungi kõige targem pesumasin, jah? See on jah, tõesti Samsungi kõige targem ja võiks öelda, et ka Eesti turul valikus olev kõige suurem pesumasin nimelt mahutab siis 12 kilogrammi, mis võrdub siis ütleme sellise nädalase pesukogusega. Lisaks
on paigaldatud siis ka värviline LCD ekraan, kust on äärmiselt mugav kõiki funktsioone jälgida, kestust vaadata ja nii edasi. Kindlasti ei puudu ka sellest pesumasinast EcoBubble tehnoloogia, ehk siis pestakse pesu vahuga. Vahutoime on tõestatud, et on efektiivsem, suudab ta siis lühemaid pesutsükleid teha ja ka tegelikult paremini pesu pesta siis madalamal temperatuuril. Ehk näiteks saame täiesti kuumutamata vett pesta siis pesu ja saavutada sama head tulemused kui näiteks tavaline masin 40 kraadi juures. Nii et sellest tulenevalt ka siis A3 plussiga energiaklass pesumasinal ja äärmiselt suur ja vinge trummel, mis on siis seest nõnda nimetatud teemant trummel, mis kaitseb ka siis kangast erinevate kahjustuste eest, mis võivad siis tekkida. Kas see masin siis nüüd saab kõigest aru, kui must on pesu, kui palju on pesu, mida iganes nii-öelda vaja on teha, kõik ta mõtleb välja ja teeb nagu? Jaa, no iseenesest ka kliendil loomulikult on endal võimalik ka erinevaid programme siin seadistada, küll aga tõesti pesumasin ise kaalub pesu ja ka pakub siis programmis pakutakse siis automaatselt välja ka siis kõige mõistlikum nii-öelda siis pesutsükkel, mida võiks kasutada. Ta mingisuguses koduvõrgus veel otsapidi ei ole või juba on või? Ei, Wi-Fi's ta kahjuks jah ei käi ja sa päris nagu ei saa vaadata kuskilt Galaxy Tabist, palju mul veel pesu on sees siin. Seda küll kahjuks mitte ja ka sõprade uuendusi ka kahjuks ekraanil veel ei kuvata. Noh, küll aga on see tuleviku teema, et elame-näeme. Okei, aga väga hästi. Ja nagu Stanislav ka ütles, et tulevikus ootavad meid üha targemad ja targemad seadmed, nii et peate olema ettevaatlikud, et ei juhtuks nii, et ärkate ühel hommikul ülesse ja teie tark kodu on muutunud juba targemaks kui te ise.